siis kaksikud. Aprilli alguses on päike kaksikud teil 11. majas, ehk siis võib päevakorda tõusta esile siis sõpruskonnad, koostöö, ka tulevikuplaanid ja võib-olla sa võid vahepeal tunda kaksik, et nagu ma tahaksin nendega koostööd teha ja siis natuke nagu ei tahaks ka. Aga võib-olla siis ongi vaja siin selle kuu aja jooksul siis endale selgeks teha, et millises suunas ja kellega kuhu liikuda. Täiskuu tuleb 5. ja 10. maja teljele, et ühelt poolt on nagu sinu süda ja looming ja rõõm ja päris see selline hobid ja kõik, mida sa naudid, aga teiselt poolt nagu ongi selle kuu põhifookuski siis, et need grupid ja kogukonnad, aga ka teiste ootused ja ja vaata, siin on see, et kas ma olen nõus olema aus ja ehe ja ma ei tea, oma mõtetega välja tulema ka suurema rahva hulga ees või oma väikese sõpruskonna, ei pea, mis on meil suur või väike, on ju, aga välja tulema. Mina ikka nimetan, et sellist asja, et kui me oleme kogu aeg sahtlisse kirjutanud, kas nüüd on mul piisavalt julgust, et sellega välja tulla ja täiskuu võib tuuagi sul sellise tunde, et kas ma tahan nüüd meeldida teistele sellepärast, et ma midagi rohkem oskan või midagi olen rohkem teinud või tuleb see nagu sellisest ausast kohast, et kas ma meeldin või ei meeldi, ma teen seda ikka, jah. Siis 10.–11. maja rõhk näitabki, et aprill ei ole selline võib-olla ainult niisugune rahulik suhtlemise kuu, vaid on just nähtavale rääkimise kuu, jah. Et see töö ja avalik roll ühiskonnas, aga ka sinu tulevikuplaanid, need tahavad nagu rohkem kuju võtta, sa nagu kogu aeg mõtled selle peale, kas ma tahan või ei taha ja mida ma ei taha ja mida ma tahan. Nii et kuu alguses ja võib-olla paljud asjad on veel ikkagi natukene udused, sellepärast et Neptuun on see, et me tahaks kõigile midagi head pakkuda, aga kuidas seda teha ja vot selline konkreetset sammu aitab ikkagi teha see Saturn, et tee üks asi korraga, küsi nõu, tee endale ajaline piirang, noh, piirang mitte nagu halvas mõttes, vaid et ma tänase päeva jooksul näiteks mõtlen ühe või teise asja välja. Toetab sind muidugi Jupiter ja tema on 2. majas, toetabki sellist eneseväärtust, toetab ka raha ja praktilist kasvu, sest see on sõnnimaja, mis ta tahab ikkagi niisugust pikaajalisemat tööd. Nii et mida rohkem sa julged oma ideesid välja öelda, oma annet nagu esile tõsta, seda rohkem ja seda paremini võib tulla sul sellist käega katsutavat kasu. Veenus 12. majas veel meenutab seda, et võib-olla kiida ennast rohkem. Sa oled palju saavutanud. Nii et kaksikute aprillikuu sõnum on midagi sellist, et pane see lamp põlema, et sind nähakse. Siis sa näed iseennast ka, et aprill aitabki nähtavale tuua sul selle, mida sa tunned ja mida sa tahad ja aitab sul julgelt rääkida õigel ajal õigele inimesele. Nii, armas Vähk, aprilli põhifookus tuleb 10. majast, sest päike ongi seal ja tõstab sulle esile võib-olla selle rohkem sellise töö ja vastutuse rolli siin ühiskonnas. Võib-olla siis võib-olla pead mingisugust töösuunda võib-olla muutma või midagi muud seal on vaja natukene kalibreerida, jah. Ja võib-olla sa pead ka mingi hetkel nagu ennast rohkem nagu kokku võtma, mingisugused asjad kellelegi selgeks tegema, mis on just nagu töö baasil.
Ja ega see, kui me ennast kokku võtame, see on see, et me peame endale nagu otsa vaatama, mida me tegelikult tahame. Et seda ei ole nagu lihtne teha ja Vähk, kes ju ka ikkagi mõtleb kõikide peale, et oleks ikka hästi ja püüab kaitsta ja praegu selline tunne, et ega sa pead oma selle kooriku alt välja tulema ja nagu sellele päikesepaistele tulema ja ütlema, mida sa tegelikult soovid, kuhu poole sa tahad liikuda. Täiskuu tuleb siis 4. ja 10. maja telje peale ja toobki peeglisse selline kodu ja avaliku elu tasakaal, et võib-olla see põhifookus ongi sellepärast, et kuhu ma seda aega panustan rohkem, kas koju või töö juurde, kas kodus mõistetakse, mis tööd ma teen, et ma seal olen ja kas tööl mõistetakse, kui vajalik on minu kodu, et kuidas hoida siis seda tasakaalu ja ka seda, noh, kodu on ju meie ka niisugune sisemine kodu ja meie turvatunne, et ja samas siis see, et aga kuidas ma siis maailmas midagi teen või ühiskonnas midagi korda saadan, kui ma ainult nagu kodus olen ja vastupidi. 9., 10. ja 11. maja rõhk näitabki seda, et üks on töö, mis siin kuul siis võib siis laual olla, aga siin on ka õppimine, tulevikuvaade, uskumused ja need õiged inimesed sinu ümber. Kas sul on inimesed, kelle peale sa võid toetuda või oled sina see inimene, kas tööl on sul selline toetus olema, sest Saturn ja Neptuun tahavad muuta seda ideaali. Noh, Neptuun sihuke ideaal ja Saturn ütleb, et aga millisesse vormi me selle paneme. See igasugused unistused, mis meil on, need vajavad mingisugust selget struktuuri. Kui me mõtleme Neptuuni ja vee peale, siis vesi vajab meil sellist anumat, kui me tahame seda vett hoida, ta peab olema kindel. Ja võib-olla siin aprillikuus on sul vaja seda kindlust iseendale luua, kas siis kodus või tööl, seda on vaja. Jupiter on 1. majas ja toetab sinu enesekindlust sellel kuul. Nii et ta annabki sulle julguse võib-olla ennast rohkem näidata, julgust näidata, et mina olen see, kes mina olen. Ja Veenus lisab ka siia veel sellist pehmust koostöösse ja selline tunne, et keegi tuleb sulle ikka appi küll, kui sa ilusasti küsid. Nii et aprilli selline põhisõnum on, et kui sa nagu julgelt ja enesekindlalt tuled ikkagi nähtavale, siis seal ongi sinu tugevus, on sinu sees ja sinu kodu ja sinu sisemine turvatunne ja hing siis aitab selle suurte eesmärkidele kaasa. Armsad lõvid, aprilli põhifookus on 9. majas ehk päike on seal ja tõstab esile siis õppimise, ka pikemad plaanid ja võib-olla reisimist ja sellist suuremat maailmapilti. Ja sa võid võib-olla lõvida, on vaja sul rohkem aru saada, kuhu sa päriselt teel oled või miks sa teed seda, mida sa teed. Et lõvi ju tahab särada ja kui ta ei saa nagu seda sära või seda kiitust, siis lõvi peab õppima ikka väga palju iseennast kiitma ka. Täiskuu aktiveerib 3. ja 9. maja telje ehk siis suured mõtted ja väiksed mõtted, suured teod ja suured tegemised ja väiksemad tegemised. Aga võib-olla selline ka, et ka see suur mõte ei pea olema niimoodi, et ta üle ääre ajab, vaid seda saab nagu kuidagi lihtsamalt mingit asja ära seletada, lihtsamalt teha.
nii et võib-olla aprill ja siis see täiskuu sõnum ongi, et sellist sisemisest taipamisest ei piisa, et sellest suurest visioonist ei piisa, vaid peab selle endale kõigepealt selgeks rääkima ja siis teistele rääkima ja siis hakkab see asi kasvama ka, nii et võib-olla kuu toob välja niisugune sisemise iseenda tunnustamise ja tunnistamise, et mida ma tegelikult siis nagu tahan. Päike, Saturn ja Neptuun ka seal 9. majas näitavad, et selline inspiratsioon ja vastutus käivad aprillis käsikäes, nagu enne ütlesin, et unistus tahab ikkagi mingisugust kindlat plaani ja vormi saada. Et isegi kui see mingi asi on udune, siis ei tähenda, et see asi on vale. See tähendab seda, et järgmine samm vajab nagu teadlikku liikumist, teadlikku kuju, teadlikku vormi. Jah. Veenus 10. majas toetab sinu nähtavust, sinu tööd ja teeb selle mõtlemise ja tegemise hästi meeldivaks ja loomulikumaks. Ja sinu energia ka hästi nagu pehmemaks, kuigi lõvi ise juba on ka veel pehme, aga Veenus veel toetab seda. Ja Jupiter 12. majas meenutab, et sa ei pea vastuseid otsima kuskilt väljaspoolt alati. Mõni sünnib sinu sees, siis kui sa puhkad, siis kui sa lubad nagu nendel müüridel langeda, et otsin kiitust väljaspoolt, aga kiida ennast seespoolt, jah. Nii et võib-olla siis aprillikuu selline sõnum on, et väikesed sammud, tegutse väikeste sammudega ja anna kõikidele igasugusele asjadele, mida sa oled teinud, anna niisugune konkreetsem kuju ja siis sa näed ka, kuhu sa saad edasi liikuda. Neitsi aprilli see põhirõhk läheb 8. majja, see tõstab esile ilmselgelt sellised väga sügavad muutused, sest see on selline transformatsiooni koht. Igasugused, võib-olla mingisugused emotsioonid tulevad üles, usaldusega seotud, saladustega seotud, ka seksuaalsus, sellised mingisugused ka jagatud ressursid, võib-olla ka sinu partneri rahadega mingisugused küsimused. Nii et selline tunne, et see nagu hästi tugevalt tuleb esile, et see ei ole mingisugune kaotus või midagi negatiivne, vaid siin on vaja lihtsalt otsa vaadata ja siis hakata tegutsema, jah. Ja ma vaatasin, et täiskuu täpselt samuti tuleb sellesama energiaga, väärtus, raha, turvatunne, annan, võtan, et need rahateemad käivituvad siin ja võib-olla ongi see, et kogu aeg oled andnud, keegi vastu ei anna, aga see tähendab, et sul omaenda sisemine väärtus oled nagu ära unustanud, et täiskuu tuleb välja ja näitab sulle, aga selle eest sa ei küsinud raha, on ju. Ja alati ei pea olema ju raha, vaid et sa ei saa nagu tagasi seda, mida sa oled välja andnud, ükskõik millises vormis. Siis ka 7. maja näitab partnerlused, kliendid, koostöö, ka see on aktiveeritud, võib-olla on rääkimist rohkem, vajadus kuulata ka oma partnerit, aga aprill soosib siis seda diplomaatilist selgust ja läbirääkimisi, aga samas vaata, diplomaadid ka ei ole niimoodi, et nad tahavad kuskile jõuda, see ei ole ainult selle poliitiku ümmargune jutt, vaid need peavad kuskile täpselt jõudma, nii et ka siin see, et leia lahendus, jah. Jupiter 11. majas toetab
selliseid sõpruskondade ja kogukondade ja gruppide ühiseid eesmärke ja võib-olla kohtud sa inimestega, mis toovad sulle välja just selle julguse või mõtte, mida sa just praegu vajad, kas kuskile liikumiseks, midagi tegemiseks. Ja Veenus üheksandas majas lisab ka sellist nagu tarkust juurde, et ära nagu noh, aprillis on niikuinii võimalus nagu üle võlli käia, aga ta meenutab, et vaata selliseid uusi vaatenurki või kõik ei ole, kõik ei ole kadunud, jah. Nii et Neitsil võib-olla see põhisõnum on, et kui on midagi hägune, siis hakka seda udu laiali ajuma, vaata, mis on päris, mis on sinu oma, mis on teiste oma, mida sa pead tegema, no sellist vabanemist ikkagi see aprill sulle toob.